Kuni naistepäevani on meil siin Tallinna Botaanikaaias siis juba 11. korda iga-aastane orhideenäitus. Selle aastane orhideenäitus on kindlasti külastajatele selles suhtes väga põnev, et kogu näitus on laiali paigutatud nüüd meie just valmis saanud uutesse kasvuhoonetesse, nii et need, kes ei ole veel käinud uudistamas uut troopikamaja, siis saavad endale 2 ühes. Need, kes siia orhideenäitusele tulevad, neil ei maksaks nüüd väga paanikasse sattuda, et see ei ole mitte orhidee varastamisega vahele jäänud külastaja, vaid selle kujunduse elemendi nimi on siis hukkunud orhideekütt. Ja selle põhjendus on selline, et umbes 200–300 aastat tagasi olid orhideed ülimalt hinnalised ja väärtuslikud taimed. Euroopas ei osanud keegi neid veel paljundada. Ja siis ainuke võimalus oli neid troopikast korjamas käia. Siin ongi siis selline situatsioon, et see orhideekütt on siis korjanud endale saanud kotti ühe Veenusekinga ja siis leidnud veel ühe seljakorvitäie veel Veenusekingi ja siis lõpuks märganud ühte tõeliselt uhket ja haruldastlikku astet, aga see oli siis ilmselt metsaemale liig ja seda ta ei lubanud siis orhideekütil ära viia ja siis ta vaeseke puu alla jäi. Kuigi me teeme seda näitust juba 11. korda, siis iga näitus on mõnevõrra erinev ja sellel aastal oleme me eriti õnnelikud oma dendrohiiliumite üle, sellepärast et tavaliselt nad alati on näituseks ära õitsenud. Ja kui nüüd keegi peaks siia näitusele tulema ja siis neid imeilusaid taimi märkama, et siis kindlasti tasuks neid nuusutada, et nagu paljudele väikeseõielistele orhideedele omane on ka dendrohiiliumid väga meeldiva lõhnaga. Sageli saab toaorhideede kirg alguse siis puukingadest, sellepärast et nemad on ühed kõige tublimad ja kõige vastupidavamad ja kõige kauem õitsevad toaorhideed. Ja meie siin otsustasime siis tänavusel näitusel olla trendilooja seisukorras, mõtlesime, et võib-olla uuel hooajal oleks väga trendikas käia ringi selline uhke orhideekotis. Ja kui nüüd tõesti kellelgi peaks olema selline vahva kott kodus üle, et siis tegelikult ei ole ka ühtegi põhjust, miks ei võiks sellises võrkkotis ka orhideed kasvatada. Et sageli kuukingi peetaksegi sellisteks suurte ja värviliste õitega taimedeks. Aga looduslike liikide puhul on tõene pigem see, et nad on väikeste ja tagasihoidlike õitega. Ja siin meie botaanika ja üks firmataimi ja üks taimi, kes meile endale kõige rohkem meeldib, on Phalaenopsis schilleriana. Et see on nüüd selline imeilus metsik liik, kellel on sellised imeilusad väikesed haprad õrnad õied ja lisaks sellele, et tal on väga ilusad õied, nad on ka väga meeldiva lõhnaga ja see on juba kuukingade perekonnas küllalt ebaharilik. Tavaliselt nende õied eriti lõhnama ei kipu. Ja siin on nüüd meie ilmselt orhideenäituse kõige väärtuslikumad taimed, et need on sellised väiksed, eksootilised, väga kasvutingimuste osas väga nõudlikud metsikud liigid. Ja paljud nendest on nii tillukesed, et inimesed ei oska neid orhideedeks pidada ja ammuks ei märka nende tegelikult väga kauneid õisi. Ja kui rääkida sellest, kui palju on siis erinevaid sorte, vorme, liike, hübriide näitusel väljas, siis selline umbkaudne number võiks olla 200 erinevat nimetust orhideesid. Et on olemas ka siis selliseid uhkeid, luksuslikke ja väga suuri ja värvilisi inimeste poolt aretatud sorte ja hübriide.